Õpilasteadus, see esmapilgul tühjana tunduv termin on taas leidmas oma tähendust tänu mehele, keda võib nimetada mitmekordseks professoriks, kui ta seda ka oleks. Lubage tutvustada härmatoloog Hustin Ein. Mis asi on härmatoloogia? Härmatoloogia on teadusharu, mis tegeleb homo härma sapiensi uurimisega. Vaadeldakse nende käitumist, suhtlemist kui ka toimetulekut kriisiolukordades. Seda tähtsat teadustööd saab kõige paremini uurida suletud keskkonnas aadressil Tõnissoni 3. Esmapilgul võib tunduda, et härmakad tegelevad millegi tähtsaga. Tegelikult eksperdina võin öelda, et nad mängivad. Tundi. No nii. Õpilaste suurimaks predaatoriks on aga õpetaja. Vaid ühe lausega võib ta terve karja halvata. Täna teeme tunnikontrolli. Perioodiliselt testitakse tõesti õpilaste küpsust tunnikontrollide näol. Olgugi, et kooli territoorium on lai, ei suuda koolikeskkond kõiki isaseid isendeid toiduga varustada. Nii on sunnitud härmakad käima toitu otsimas väljaspool oma territooriumit. Vot need on julged härmakad. Vaadake. Parasit, vaadake. Seal taga, hulga taga. Tundub, et ta ei ole täna süüa saanud. Tuleb. Võttiski ära. Ja lihtsalt kõnnib ära sellega. Tõesti lõpp. Nõrgemad isendid peavad aga leppima lähema söögikünaga. Alfa abituriendid aga kõik oma söögialale ei luba. Mina! Palun ärge seda kodus järele tehke. See on spetsiaalne koolitoit. Liigses koguses võib see olla surmav. Katsetame. Näete, tublid härmakad. Jaa, tubli. Ka nii primitiivses hõimus toimub teatud kihistumine. See liik jaotub rühmadesse hinnete järgi. Esimesse kategooriasse kuuluvad need viielised. Nad on härma tuleviku kehastused, meie au ja uhkus. Teises rühmas on neljalised. Nad on tublid ja ka püüdlevad viite poole. Kolmandasse kategooriasse kuuluvad isendid, kes küll tõenäoliselt jäävad ellu, kuid on siiski geneetiliselt nõrgad. Eelviimases rühmas on aga härmaparasiidid, kes toituvad enamasti esimese ja teise kategooria isendite vaimutööst. Viimased on need, kes nemad ongi viimased. Tegelikult on nad täiesti võrratud olendid, looduse kroon. Mina olen küll uhke nende üle. Paraku pole kõik nii lilleline. See on ainult üks mitmest näitest, kuidas ülikoolid jahivad esimese ja teise kategooria õpilasi. Tõepoolest, viimase 10 jooksul on genotüüp alla näinud. Võistlused, olümpiaadid, need kõik on olulised, aga kooli jäävad ju ainult keskmised isendid. Siiski on veel üks koht, kuhu härma saapiensid kogunevad eriliste rituaalide läbiviimiseks. Vähemalt üks kord kuus korraldatakse liikide vaheline kokkusaamine, kus istutakse täpselt nii kaua, kuni keegi hakkab plaksutama.
Härmatoloogide komitee ei ole endiselt aru saanud selle täpsetest põhjustest. Lähme uurime järgi.